lähen täna esimest korda triatlonit tegema ja minu eesmärgid on siis lõpetada, jääda ellu ja viimane koht on täiesti okei, aga ei karda ma midagi, ei ujumist, ei rattasõitu ega ka jooksu, natuke on liigutatud. Viimase aastaga on 11 kilo alla võetud, nii et kui panna need 3 ala kokku, siis selle rahvadistantsi peaks nagu suutma läbida ilma suuremate raskusteta. Ma ise olen nagu üsna enesekindel. Muidu ma ei läheks. Täna ma üritan siis pingutada eriti ratta- ja jooksurajal, sest et ma pole väga varem linnasõitu teinud ja rattarada tundus mul eile läbisõites ka väga huvitav ja tore. Ja muidugi üritan pingutada ka ujumises, sest et see on mu kõige nõrgem ala ning samuti on see minu jaoks uus, sest ma pole varem jões väga palju ujunud. Et ma olen küll varem jões trenni teinud, aga jah, võistelnud väga ei ole. Minu treener soovitas pingutada jooksurajal, sest et jooksuvorm on mul praegusel hetkel kõige parem. Ja see on ka alati mu kõige tugevam ala olnud. Täna lähen lihtsalt, et teha selline treeningvõistlus ennem Euroopa meistrivõistlusi Tartus, Emajões. Täna oleme vanuseklassis ainult 2. Tartuks tuleb mul veel konkurendiks 2 inglast. Üks nendest on väga tugev triatleet, Warwicki ülikooli emeriitprofessor. Mul on juba eelaimus, et ta võidab mind. Täna on kahtlemata teistsugune võistlus, et esiteks on jões ujumine, mida väga palju Eestis ette ei tule võistlustel, ja teiseks on siis distants, et kui muidu on A-klass teinud see aasta sprindidistantsi, et seekord tuleb siis teha poole lühemat distantsi, aga mis ma ütlen, et eesmärk on kindlasti, et anda oma parim nagu alati ja kuna neljapäeval jõudsin just Otepäält tagasi, kus käisime siis Tartu ujumisklubiga laagerdamas ja vormi lihvimas, et saab näha, et kas laagrist on kasunud ja milline on vorm siis peale laagrit. Ei, niimoodi 2 selle lenksu peale tõmbad maas. Ja tõmbad ja lased siis. Teil on 375 meetrit ujumist, 10 kilomeetrit rattasõitu ja 2,5 kilomeetrit jooksu. Et kõiki on üks ring.
sügisel on noorte EM ja siis väikest sinna on vaja parem järjestus saada, kes sinna saata ning kindlasti tuli täna tulla selle nii-öelda ennast tõestama ja et tuli kindlasti tulla täiega panema. Et ma veel pikalt enne starti kaalusin ka, et kas minna ka lipsoga või ilma ning otsustasin lõpuks ikkagi ka lipsoga minna ning õige valik oli. Sain esimese poi juurde esimesena, teise poi juurde ma arvan, et oli enam-vähem samasugune edumaa ja siis sealt juba välja tuleks sujus ka kenasti. Ning ma olingi valmistunud, et pean rattas hästi kõvasti panema täna, sest ma teadsin, et seal on kõige kergem seda edu sisse teha ja rattas sain ennast kenasti kerima ja jooksma sain ka, jooksus see ei olnud hea tunne, aga suutsin oma edumaa ära hoida, aga muidu jäin väga rahul, et see linnarada on suurepärane ja et selles mõttes ainulaadne võistlus midagi, mis kindlasti võib olema, et jõe ujumine ja ratas linnas ja joosta ka, jooksuda ka edasi-tagasi väga hea. Ujumises stardis nagu väga hästi ei saanud minema, et siis suht palju teid ette ja ei saanud korralikult tehnikat paika. Rattas sain ilusti tehnikat teha ja keridasin ilusti ja hingamine oli ka paigas ja jooksus siis, ma ei tea, pistma hakkas alguses ja siis väga hästi ei jõudnud sammu hoida, aga tagasi tulles läks juba paremaks ja lõpus jõudsin ka sprintida. Olen väga rahul võistlusega, sest et see oli planeeritud nagu trenn ja ma suutsin seda ära teha. Võistlusrada meeldis, eriti ratas, sest et oli väga sirge ja hea asfalt ja oli mõnus sõit ning tuulesõit oli keelatud, mis mulle ka väga sobib. Raske oli, eriti rattasõit oli raske. Ikka rattal ja rattal on vahe. Aga ujumine läks üllatavalt hästi. Ei, kõik okei. Teine kord jälle. Väga hea, teeme ära. Võistluste start on seal 2 punase poi vahet. Kõik poid jäävad teile paremat kätt.
Täna hommikul tegin siin jooksutrenni ja nüüd pärastlõunal on vaja veel ujuma minna, sest hooaja põhivõistlus Tartu on juba järgmisel reedel, milleks tuleb valmistada. Edasi, stoppad kogu. Otsest eesmärki ei olnudki, et lootsin lihtsalt, et kui see ujumise osa läbi saab, kuna see on mul kõige nigelam, et lootsin, et kui see läbi saab, et siis on nii-öelda minu sõiduvesi. No ütleme nii, et see mu, kuidas öelda, esimene nii-öelda siis päris triatloni hooaeg, et triatlon tuli mõttesse sellepärast, et Eestis korraldatakse esimest korda seda täispika Ironmani, siis tekkis mõte, et peaks hakkama tegema. Võistluskokkuvõte ega nagu väga kerge ei olnud, sest et ikkagi palav ilm ja ujumises mehed-naised läksid koos ja väga hull trügimine oli, et ei olegi kunagi kogenud tegelikult sellist trügimist, et ma arvan, mingi 250 meetrit läks seal ellujäämise peale, et sain mööda päid ja jalgu ja neelasin umbes liitri jagu vett, et selles suhtes andsin ujumises ilmselt suurima pingutuse, aga kuulsin valesti pärast ujumist, et 1,5 minutit. Nad mõtlesid, et 1,5 minutit liidrist, mina sain aru, et 1,5 minutit esimesest naisest ja siis hakkasin ratta peal natukene pingutama, et oleks võinud tegelikult natukene vähem seal energiat kulutada, et jooksus oli päris palav ja siis jooksus ma tegelikult juba sain aru, et olen ees ja lihtsalt kulgesin lõpuni ära.
kõigepealt stardivad C-klass, ma eeldan, et seal nende kahe poi vahel, eks? Rattarajal olete alati ainult paremas pooles ääres. Siin esimene lõik on hästi kitsas, nii et kui te välja lähete, siis olge kindlad, et te olete hästi võimalikult paremas ääres. Esimesed tulevad Remo Jago on see noor C-klassi võistleja ja loomulikult ka siin selle võistluse võtja, kes saab käed parema poole ja oma tänane võistlus oli raske, kuna alguses ujumises tõmmati jalgadest väga palju ja rattas oli päris suur tuul. Jooksus oli raske, sest kannad veidi valutasid. Treener ei öelnud midagi, aga ma arvasin, et täna jään kindlasti top 3.